et ma hakkan võib-olla natukene sellise teise nurga pealt ja kuna teema oli pühavaimu annid ja sellest on palju räägitud ja on palju õpetatud ja on terve YouTube täis võib-olla erinevaid õpetusi, mis on kõik väga head, siis ma mõtlesin, et ma räägin natukene, alustan nagu teise nurga alt. Ja alustan selle nurga alt, et mis võib olla teinekord üks põhjus, et pühavaimu annid ei ole meie elus tööle hakanud. Ma alustan nagu selle nurga alt natukene. Sellepärast, et ma usun, et igaüks, kes on kuulnud seda õpetust, need, kes on täna esimest korda ja ei ole võib-olla kuulnud seda õpetust, ma siis ka loen pärast ette kirjakoha, mida see pühavaimu andide teema täpsemalt tähendab. Aga kõigepealt ma räägingi sellest, et inimesed tihti ootavad pool elu, et annid hakkaksid tööle ja tegelikult eriti ei hakka. Ja siis tekibki selline mõte, et võib-olla need on mõeldud mingisugustele jutlustajatele või pastoritele või apostlitele ainult või on siis mingi põhjus minus, et nad ei hakka tööle või ma ei saa aru lihtsalt või mis siis veel võib olla. Ja mul tuli kuidagi südamesse, et ma alustangi nagu natukene sissejuhatavalt sellest teemast, mis võib olla teinekord põhjus, miks pühavaimu annid ei hakka tööle meie elus. Ja siis räägime sellest, kui nad hakkavad tööle meie elus. Ja siis läheme juba edasi. Nii et suur, ma ütleksin, eesõigus on isegi see, kui sa igatsed neid ja kui sa tunned, et sa tahaksid tegelikult teenida pühavaimu andides. Et hullem on, kui sa ei tahagi. Kui sa arvad, et see polegi sinu jaoks ja sa ei tahagi ja sa tunned ennast mugavalt, kui need annid ei tööta sinu elus. Ja selle ma lükkan kohe ümber, sellepärast, et Piibel ütleb, et meie oleme Kristuse ihuliikmed, mis tähendab seda, et nii palju kui on ihusliikmeid, nii palju on ka vaimulikkuse ihusliikmeid, mis on erinevad, mis on üksteist toetavad, mis on võib-olla teistele nähtavamad, mis ei ole nii nähtavad, mis tähendab seda, et kui sa oled ihusa, siis see on absoluutselt sinu jaoks. See ei ole nii, et see on sinu naabri jaoks ainult. See on sinu jaoks täna ja praegu ja see ei ole mingisugune privileeg või mingid pagunid, mis sa peale saad või orden rinnas. Vastupidi, need on sinu tööriistad, mis on mõeldud koguduse üles ehitamiseks. Ja kui me võtame näiteks alguses sellise inimese nagu Risti ja Johannes, kes oli üks teerajaja, nii-öelda Jeesuse eelkäija just vahetult enne seda, kui Jeesus ilmsiks sai, eks ole, kes ristis Jeesuse, siis me näeme, et tema kuulutas prohvetlikult, kes on Kristus, kuulutas meeleparandusjutlust, kuulutas prohvetlikult, aga kõik see suund oli ainult, mis asi, see suund oli Kristuse peal. Tema ise oli see, kes tegelikult ta ei tahtnud üldse välja paista ja tegelikult ei paistnudki eriti välja, sellepärast, et ta kuulutas Kristusest. Ja võt meie peaksime olema täpselt samamoodi. Kui meie võtame selle sammu, et me tuleme Jumala juurde, Piibel ütleb, kui me parandame meelt, laseme ennast ristida, meeleparandusristimisega ja siis me saame pühavaimu anni, Piibel tõotab meile seda, siis see on sinu, kui sa oled seda teinud. Ja kui sa ei ole teinud, siis täna on päästepäev, eks ole, halleluuja, ütleme kõik nüüd aamen on ju. Siis täna on päästepäev, aga kui sa oled seda teinud, siis sa tead, et see kuulub sulle. See on midagi, mis kuulub sulle ja see ei ole nii, et see on ainult välja valitutele, aga see eesmärk on suunata pilt Kristuse peale, ehitada üles Kristuse kogudus, kuulutada tema kuningriiki, mitte iseenda kuningriiki või see enda lau tuua. Ja nüüd see, miks võib olla mingi konkreetne asi mul tuli nagu südamesse, mis võib olla teinekord ka põhjus, et need asjad ei hakka tööle, nii nagu peaks hakkama. Ma kõigepealt loen ette kiri roomlastele 12 ja 2. salm. Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. Saage uueks meelte uuendamise teele. Pühavaimu andide teema kohta käib see täpselt samamoodi nagu iga teise teema kohta. Et kui meie tuleme Jumala juurde, siis me tuleme kogu pagasiga tavaliselt. Meil on üks suur pagas maailmast ja ma ei väsi kordamast ühte minu jaoks väga põnevat asja, et sellest ajast peale, kui Aadam ja Eeva langesid ja nad heideti välja Edeni aiast, on inimene olnud harjutatud
kuulama esmalt oma mõistuse häält. Te saate aru, et seal käis nagu vahetus. Kui Eedeni aias Jumala vaim juhtis esimest inimpaari, nad olid vahetussuhtlemises Jumala endaga, nad rääkisid, Jumal vastas neile ja neil ei olnud mingisugust probleemi suhtlemisega, siis pärast seda, kui nad langesid, nende au, nad jäid ilma Jumala aust, nad jäid ilma Jumala ligiolust, nad jäid ilma osadusest Jumalaga, elu lakkas eksisteerimast nende sees. Jumala elu lakkas eksisteerimast ja mõned võib-olla ei ole kuulnud, aga ma väsin seda kordamast, et see kirjakoht konkreetselt, mis esimeses Johannese evangeeliumis, Johannese mitte evangeeliumis, see ei ole evangeeliumis, vabandust, ma eksisin praegu. Ma vaatasin ühele inimese otsa, ta tinistas mind ära täiesti, nii et ma ei saanud enam rääkida. Hakkame osast peale. Esimese Moosese raamatu 3. peatükk, kus Piibel ütleb, et igaüks mõtleb, kes see oli, kes tinistas. Okei, ma vaatan teist poole. Pärast lõigatakse see koht veel nagu nii. Ma olen nii tundlik. Ma olen lihtsalt nii tundlik, eks ole, okei. Ja vaatan seda pole praegu. Ja esimese Moosese raamatu 3. peatükk, siis kui vaenlane tuleb ja ütleb Adamale ja Evale, õigemini siis nende nii-öelda esimese inimpaarile, et te saate targaks ja teie silmad lähevad lahti, kui te sööte keelatud viljapuust, siis tegelikult üks algtõlge ütleb selle kohta, see vili on hea teie mõistuse kiireks arenguks. Et mitte lihtsalt ei saa targaks ja see tarkus on üsna selline, mis me ei taha targaks saada siis, mis me peame rumalaks jääma siis, et mitte seda teist sõna nimetada, eks ju. Aga ta ütles, et te saate targaks. Kas siis Adam ja Eva olid rumalad ennem või? Kas nad polnud siis targad või? Kogu Jumala täius elas nende sees juba. Kas olid rumalad? Ei olnud ju rumalad, eks. Aga vaata vaheline pakkus, et sa saaksid targaks. Tegelikult võib tõlgendada kohe teise tõlgenduse järgi, Heebrea tõlgenduse järgi, et sinu mõistuse kiireks arenguks ehk siis mõistuse domineerimine algas sellest hetkest, kui inimene langes ja ta kaotas oma aua. Ja Jumala au lahkus temast ja Jumala tarkus lahkus temast ja Jumala juhtimine ja elu lahkus temast. Ja sellest hetkest peale hakkas inimene jalgratast leiutama, Anni. Ta hakkas jalgratast leiutama, ta hakkas nii-öelda teaduslikult vaikselt sammuma kuni tänapäevani, aga mis see on meiega teinud? See on teinud seda, et esmalt meie mõttemaailm domineerib. Ja isegi kui mina praegu seda juttu räägin, siis mõni võib mõelda, mis asja sa ajad. Maailmas on kõik asjad paika pandud, teadus on kõik asjad paika pandud, me teame täpselt, kuidas mõttemaailm töötab, me teame täpselt, kuidas inimese tervis töötab, ei ole nii tegelikult. Piibel ütleb meile, et nähtav on nähtamatu, mis asi? Vari. Nähtavatu on tegelik tõelusus, mis tähendabki seda, et kui me oleme 1000 aastaid treenitud esmalt otsustama mõttemaailmaga, esmalt vaatama nähtavale, esmalt vaatama, mida 5 füüsilist meelt meile räägivad, siis on väga raske ühe nupu liigutusega hakata vaimus käima. Sinna ma tahtsin nüüd jõuda välja. See ei olegi nii lihtne, sellepärast, et su vaim sünnib küll uuesti, kui sa tuled Jumala juurde. On nii? Aga kõik see pagasa, mida sa oled kaasa toonud endaga, kui sa just ei sünni uuesti, ma ei tea, 2 kuuselt, eks ole. Siis on võib-olla õesti, sul pole seda pagast jõudnud veel tekkida, eks ole. Aga kui sa tuled Jumala juurde, nagu mina tulin, ma olin 28-aastane siis, kui ma sain Jumalaga kokku, siis see 28 aastaga jõuab see pagas juba tekkida. See nõuab igasugused õpetused, mida sa saad oma vanematelt, vanavanematelt, koolist, loed kuskilt, sellel ajal ei olnud internetti, me elasime puuotsas ja koopas tegelikult, eks ole, nõukogude aeg, nagu te aru saate, aga põhimõtteliselt meil olid raamatud ja me lugesime raamatuid väga palju sellel ajal, nii et ükskõik, missuguse pagasiga sa oled ka tulnud, on see pagas esmalt rajatud sinu informatsioonile mõttemaailmas. Ma ei näita niimoodi, vaid näitan niimoodi. Jah, vabandust. Ma ei tahtnud niimoodi. Ma tahtsin näidata, et see mõttemaailmas on see, kuidas sina oled harjunud otsustama oma elu üle, on nii. Midagi juhtub, siis sa otsustad
nii nagu loogika ütleb, nagu mõttemaailm ütleb, nagu sinu pagas sulle ette tegelikult dikteerib. Ja nüüd, kui sa tuled Jumala juurde, Piibel ütleb, saage uueks oma meelte uuendamise kaudu. Vaimus sa oled juba uueks saanud. Kui sa tulid Jumala juurde, sa sündisid uuesti. Jumal sõna ütleb, sa pead uuesti sündima. Sa pead ülalt sündima selleks, et sa üldse hakkaks saama aru Jumala asjadest. On nii. Sa sünnid ülalt, su vaimuga on okei. Sa oled päästetud, sa oled Jumala laps. Aga su meeled ei uuene samal hetkel täpselt samamoodi. Nii nagu su vaim uueneb. Su meeled vajavad uuendamist, mis tähendab seda, et sa pead viima nii-öelda ühele joonele ühel hetkel. See on üks pikk protsess, et sinu mõtteviis on allutatud sellele, milline on Jumala mõtteviis, milline on Jumala sõna, milline on Jumala reeglid ja milline on nagu tema suund sinu elus. Mitte see, mis on olnud sinu suund siiamaani või sinu mõttemaailm või see, kuidas sa oled millegist aru saanud. Ma olen toonud seda näidet pannkookidest. Pannkoogid, tõesti, mõni oskab neid teha, väga maitsvad on, aga lõhn on alati neil enam-vähem ühesugune, eks ole. Ja kui ma panen silmad kinni ja perenaine, ma ei hakka nimesi nimetama, hakkab tegema pannkooki, siis me ei pea olema selleks prohvetid, et aru saada, mida ta teeb seal, on ju nii. Sa tõmbad ninaga ja tunned juba, tuleb hea pannkoogi lõhn, varsti saad süüa, eks ole. Nii. Vot see on sinu füüsiline meel, mis ütleb, mis olukord on ja mis toimub tegelikult teises toas, eks ole. See ei pea olema üleloomulikult käima selles, on ju. Nii. Aga kui nüüd sa tuled Jumala juurde, siis sul tegelikult vaimus, kui me tunnime uuesti, me võtame vastu püha vaimu, siis vaimus hakkavad toimima ühed teised meeled sinul. Mis tähendab seda, et Jumala püha vaim tahab viia sind üleloomulikule tasandile, nii nagu Kristus liikus, nii nagu apostlid liikusid, nii et sa hakkad nägema, kuulma ja kogema vaimus asju, mida sa ei tunne füüsiliselt. Sa võid kogeda vaimus asju, mida füüsiline maailm üldse ei kinnita. Näiteks ma toon ühe näite. Füüsilises maailmas ajab siin taga kuri koer. No, tänu Jumalale, et meil ei ole siin kuri koer, eks ju. On head koerad ainult. Aga ütleme, kui tõeliselt kuri koer ajab taga sind. Mind on ajanud paar korda elus ja see on tõeliselt jube. Ma olen saanud pureda ja ehmatuse ja nii edasi, siis sul tekib meeletu hirm. Ja see on normaalne, et sa kardad, kui keegi sind taga ajab, kes tahab sind ammustada, tüki välja ammustada. See on normaalne. Aga kui sa oled praegu turvaliselt toas, uksed on lukus ja kuskil keegi sulle halba ei soovi, siis sul ei ole ju inimlikult põhjust tunda mingit hirmu, eks ole. Aga ometi on inimesi ja võib-olla isegi meie seas, kes on vähemalt ühe korra elus tundnud üleloomulikku hirmu. Mida ma selle all silmas pean? See tähendab seda, et füüsilised meeled ei anna põhjust karta. Sest füüsiline meel ütleb, et kõik on hästi. Uksed on lukus, tuba soe, inimesed turvavad sind igal pool, aga ometi su sees on hirm. Sul on hirm. Ja nüüd see hirm ei ole enam, ei lähtu füüsilisest maailmast. Teate, kui palju on selliseid inimesi, kes kannatavad ärevuse all, kannatavad hirmu all, eks ole, kannatavad selliste asjade all, millel ei ole väliselt mitte mingit põhjust enam. Ja see on nüüd nähtamatu maailm. See on nähtamatu maailm, mida sa tegelikult koged oma vaimu kaudu. Ja vot sellepärast on hästi oluline teada, et ka püha vaimu andide liikumises, kui me tõesti tahame näha seda, et Jumal saab meid kasutada, nii nagu ta tegelikult kõiki meid tahab kasutada, ma olen sellest täiesti veendunud, siis me peame algama sellest, et me laseme Jumalal oma meeled uuendada ja me ise nii-öelda sõna, lugemise, õppimise kaudu, palve kaudu, erinevate variantide kaudu, mis on meile ette nähtud, me peseme välja selle, et meie mõistus kogu aeg tahab domineerida esikohal ja me allutame ennast püha vaimu tööle, lubades temal hakata nüüdsest peale meid juhtima. See ei tähenda, et sinu füüsilised meeled kuskile kaovad. Ikka tunned, kui keegi teeb pannkooki või ikka võib-olla jooksed eest ära, kui kuri koer taga ajab. Aga see on nüüd teisejärguline.
kui Eedeni aias Jumala vaim oli see, kes ütles, kuidas asjad käivad, siis nüüd meil peaks olema samamoodi, kui me tuleme Jumala juurde. Et püha vaim on see, kes juhib, kes näitab asju, kes teeb. Ja kui sa aru saad sellest, et sinu enda pagas on number 1 takistus kõigepealt, et sa tegelikult, sul on nagu vaimulikud kõrvad on tropid ees ja vaimulikel silmadel on tropid ees, siis see meelte uuendamine ei ole mitte ainult meeleparandus ja kõik selline asi. See on teine teema. Meelte uuendamine on ka see, et sa hakkad aru saama, mida Jumal tahab sinust saada. Mida Jumal ütleb sinu kohta. Kes sa tegelikult oled tema silmis. Mitte see, mis sa oled oma, võtame näiteks sinu, nimesi nimetamata. Sina näed ennast nii, nagu sinu oled harjunud võib-olla nägema, eks ole. Oma vigadega, oma puudustega või oled sa täiuslik, eks ole, me ei tea see täpselt on ju. Aga sina näed ennast, nagu sina näed. Ja sa pead aru saama, et Jumal näeb sind teistmoodi. Jumal näeb esiteks inimest, nii nagu ta on öelnud oma sõnas. Ja Jumal näeb sind isiklikult hoopis teistmoodi. Ja kui sina nüüd näed ennast edasi uuesti sündinu ikka samamoodi, nagu sa nägid maailmas, siis sul on väga raske vastu võtta tegelikult Jumala sõna kaudu tõotusi, kutsumust, teenimist, sellepärast, et sa näed ennast ikka samasuguse, nagu sa enne nägid, ja sellepärast sa pead oma meeled uuendama sõna kaudu, et sa hakkaksid nüüd nägema ennast nii, nagu Jumal sind näeb. Ja Jumal saaks oma tahte tuua sinu ellu täpselt niimoodi, nagu tema on seda ette näinud. Ja see ei sünni enne, kui sa lased tal tegelikult välja pesta selle maailma mõtteviisi ja allutada ennast nii-öelda meelte uuendamisprotsessile, kus on sinul ka väga palju tööd. Just nimelt Jumala sõna, uuri tema tõotusi, uuri, mida Jumala sõna ütleb sinu kohta, eks ole, ja palveta, aga kindlasti on ka see, et sa allutad ennast talle. Ütled, jah, Jumal, ma luban. See on kõige esimene samm tavaliselt, eks ole, saad aru, jah. Et sa lubad, sest kui sa ei luba, siis midagi ei sünni, eks ole, mõni taha on ju. Nii et ütleme, see on nagu selline esimene asi, mida ma tahaksin nagu sissejuhatavalt öelda või väljajuhatavalt öelda, ma ei tea täpselt, aga igal juhul see tuli mulle väga südamesse öelda, minu rahvas ei tunne mind tegelikult, oli see, mida Jumal tahtis öelda. Nad räägivad ja laulavad ja palvetavad ja nad igatsevad tegelikult, aga nad ei tunne tegelikult minu südant. Kes ma tegelikult nende jaoks olen ja nii nagu sa ütlesid, et Jumal on hea, enne kui me ülistasime. See on ainult üks lause, aga selles võib olla sinu kogu maailm. Kui sina saad ilmutuse sellest, et Jumal on hea, siis see muudab kogu sinu elu. Enamus inimesi kahjuks pole sellest ilmutust saada. Sellepärast, et nad arvavad, et nemad peavad alles ise heaks saama, et Jumal saaks neid õnnistada. Siin on väga suur vahe. Nemad arvavad, et nad peavad kõigepealt heaks saama. Ja kui nad ise saavad heaks, siis nad vähemalt näevad ka teisi, kes ei ole veel head ja hakkavad neile näpuga näitama, et sina pead ka heaks saama. Vaata, mis sa kõik valesti teed, eks ole. Aga see ei ole see, mida Jumal tahab öelda. Jumal on andnud oma sõna ja Jumal tahab, et sa saaksid aru, et tema plaanid on sinu jaoks head. Aga sa ei saa kätte neid, kui sa ei lase tal oma meelt uuendada, sest sa ei suuda võtta vastu südamesse tõotusi, vaid nad on kuskil informatsioonina su peas. Ja muide, kas siiamaani on arusaadav? On arusaadav, jah. Et isegi prille pole veel ette võeti pand, eks ole. See on hea näitaja. See näite, kui vaim juhib, siis pole prille vaja, eks ole, aga kui on prillid, siis on vaatad ise ka, eks ole. Et ma olen siin pannud mõned sellised märkmed, mis mul ka tegelikult tulid nagu südamesse. Et üks asi, mis on hästi huvitav, et ma nüüd ühe lause siit loen, teised ma juba lugesin ette huvitaval kombel. Üks asi, mis meil maailmast on ka vaja välja loputada ja meelte uuendamise kaudu, on tegelikult see, et meil tekib valehäbi. See tundub imelikuna, sest kui sa liigud mingites andides, siis tundub justkui, need peaksid hoopis mingisugused preemiad või pagunid olemuse peal, aga tegelikult on vastupidi. Inimesi takistab vastu võtmast valehäbi ja liigne ebakindlus. Sellepärast, et vaenlasel on õnnestunud pöörata pilk nende enda peale ja nad vaatavad ennast peeglisse.
et ma ju tegelikult ei vääri seda, ma ei ole ju pädev, ma ei ole ju piisav. Võib-olla ma pean veel, ma ei tea, mis asjad kõik muutma oma elus. Ja see on nagu tekitab, mis nüüd mina. See on hämmastav, kui palju ma olen kuulnud inimesi seda ütlemast. Ei, mina küll ei julge, mina küll ei tee, mina küll ei oska, mina küll ei saa. Ei, mina ei usu, et Jumal on mind kutsunud. Ei, mina ei usu, et Jumal tahab mind kasutada. Aga kes see on, kes nii räägib tegelikult? Kui sina tuled Jumala juurde ja oled Jumala laps ja oled uuesti sündinud, kes sa oled üldse sina, et sa niimoodi hakkad siis Jumalat õpetama või? Kui Jumal otsustas sind kutsuda. Minu arust on hästi julgustav see, et tema teadis sellel päeval, kuidas sind kutsus, mis sind ees ootab. Sina ei teadnud, on ju, nii lahe. Sa usaldasid, kõik läheb hästi, eks ole. Tegelikult sa ei kujuta ette, mis kõik juhtuma hakkas, on ju. Ja tema teadis sellel hetkel juba ette, kui tema sind kutsus, kõiki su läbikukkumisi ka. Kõiki su komistusi, kõiki su eksimusi, kõiki seda, mis sa valesti tegid. On nii, Diana? Kõike tema teadis sel hetkel, kui ta sind kutsus. Sina lihtsalt mõtlesid, oi, ups, üllatus, näed, et Jumal ei teadnudki, et ma selline olen ja nüüd ta pettub minus äkki. Jumal ei teadnud, et sa selline oled. Jumal teas täpselt, milline sa oled, kui ta sind kutsus, aga ta ometi kutsus sind. Ja vaata, see minul endale ka suur lohutuse. Vaadates vaadates ennast peeglist ja vaadates, missugune ma olen, ma pidevalt lohutasin, aga tema ju teadis ette ja ometi kutsus mind, ometi koputas mu uksele ja kutsus mind sellise, nagu ma olen. Teades ette kõiki minu elupäevi, teades ette kõiki minu vigu, teades kõike seda, aga ometi ta arvas mind olevat väärt mind kutsuda, sest maailmast välja sind samamoodi. Ja kui tema sind kutsus, siis ta teadis täpselt. Ja nüüd ongi see asi, et tema teadis, aga sina ei tea. Ja see, et sina saaksid ka oma sisse selle tunnistuse, mida Jumal sinult ootab ja kes sa Jumalas oled, selleks on vaja minna läbi meelte uuenduse protsessi. Et välja loputada uskmatuse seemned, välja loputada kõik eksiõpetuse seemned, oma igasugused mõttemaailma seemned, religioossed mõtteviisi seemned, mis on ka muide hästi tugevalt hoiavad inimesi tagasi. Ja ma soovitan sul uurida piiblit selle nurgal, mida tema ütleb sinu kohta. Mida tema ütleb sinu kohta, seal ei ole sinu nime kirjas, ära hakka otsima. Võib-olla mõne nimi on ka, jah. Kui sa oled Toomas või Anna või siis kindlasti su nimi on seal. Aga selles mõttes, et ära hakka otsima oma nime, aga vaata, mida ta ütleb sinu kohta. Ja mida ta ütleb püha vaimu kohta. Mida ta ütleb selle kohta, kes saavad liikuda püha vaimu andides. Ja nüüd ma jõuangi sinna maani, et väga paljudel põhjus, miks Jumal ei saa neid kasutada, on see, et nad näevad peeglist seda vana mina, seda vana loomust, kogu seda pagasid, kõiki vigu, eksimisi, narkootikume ja joomisi, ma ei tea, mida kõike veel inimesed on teinud, kes tulevad, nad näevad seda kõike. Aga Jumal ei näe, Jumal näeb Kristuses sind. Oled kuulnud seda? Tema näeb sind Kristuses. Kui sina tulid tema juurde, siis tema näeb sind Kristuses, sest Kristus sai needuseks sinu eest. Tema maksis oma vere hinna sinu eest. Tema valas oma vere, tema läks ristile, nagu me laulsime siin tänu risti eest. Tema läks ristile ja tema kaudu saad sina selle vastu võtta, mitte sinu kaudu. Sa ei saa enda kaudu midagi, enda teenete kaudu, vaid sa võtad selle kaudu, mida tema sinu jaoks tegi. Ja kui sa saad ilmutuse sellest, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, see on meile kõigile mõeldud, siis see peab saama ka üks päev ilmutuseks sinu ees, et Jumal tahab sind kasutada. Tal on sinu jaoks töö. Sellepärast, et ta on asetanud sind Kristuse ihusse ja sa oled konkreetne osa Kristuse ihust, kellel on konkreetne funktsioon. Ja vaata, kui hästi piibel ütleb, et kui üks ihuliige on haige, siis tegelikult on kogu ihu haige. Siis on kogu ihu haige, kui üks osa on haige. Minu kõige suurem siiamaani võib-olla, ma ei tea, kas peaaegu kõige suurem, ma ei hakka ütlema, mis kõige suurem oli, aga peaaegu kõige suurem valu oli siis, kui ma murdsin korraga mitmest kohast trauma järel oma käeluu ära. Väga paljudes kohtades korraga ja mitu käeluud isegi.
ja see oli nii kohutav valu ja ma ei saanud kohe kiiresti ka arstiabi, et isegi kui pärast ma sain arstiabi, siis mul mitu kuud pärast seda terve ihu oli haige. Et kuigi käeluu oli katki, aga ma ei saanud ka muid nii-öelda funktsioone täita, ma ei saanud liikuda, ma ei saanud istuda, ma ei saanud püsti tõusta, sellepärast, et ma olin üllatunud, kui palju käelihased tegelikult töötavad sinu muude liigutuste puhul ka. Et kui ma ei olnud nagu teadlik, et käsi on käsi, aga tegelikult ta oli niivõrd koostöös terve ihuga, et terve ihu oli haige, nii et ma ei saanud väga palju asju teha mitme kuu vältel ja kannatasin kohutavates valudes. Ja siis, kui ma kannatasin, siis ma mõtlesin, et see on see, kuidas ka Kristuse ihu kannatab, kui üks ihuliige on haige või temaga midagi juhtunud. See tähendabki seda, et kui füüsilises ihus me pöörame kogu tähelepanu nii-öelda selle haige osa peale, et me saame teda nii-öelda igatepidi hellitada ja hoida ja et ta kiiremini paraneks, siis me peaksime niimoodi ka Kristuse ihus tegema. Et kui on inimene, kes on haiget saanud või on tal midagi juhtunud, et me samamoodi püüame ka panna oma fookuse selle peale, et nii nagu kunagi oli isegi üks saade, eks ole, nõrgem lüli, et sa oled tegelikult sama, kogudus on sama nõrk, kui on tema nõrgem lüli teatud mõttes, eks ole, sest sealt kaudu saab sisse tulla mingi jama või kibedus või mingi muu asi või saatane vale, eks ole, kui on mingi nõrk lüli kuskil sees. Sellepärast ei tohi selga keerata mitte kunagi, vaid tuleb tegeleda selle olukorraga. Tuleb armastusega tegeleda olukorraga, et nii-öelda see nõrgem lüli saaks kinni parandatud. Nii et meelte uuendamisega me siis praegu saime aru, et meil on üks pagas maailmast kaasas. Isegi kui sa oled võib-olla 30 aastat kristlane olnud, sul on ikkagi see pagas kaasas maailmast ja see võib olla põhiline põhjus, miks tegelikult sa ei ole võimeline vastu võtma asju. See ei puuduta ainult püha vaimu ande, sa võib-olla ei suuda üldse mingit õnnistuse vastu võtta tema käest, sellepärast, et sinu pilt enesest on moonutatud, sinu pilt Jumalast on moonutatud ja esimene asi ongi see, et sinu pilt Jumalast saaks nii-öelda pandud harmooniasse, saaks pandud tasakaalu sellega, mida Jumal sõna ütleb tegelikult Jumala kohta ja mida ta ütleb sinu kohta. Mina sain püha vaimuga ristitud, kui ma olin olnud väga lühikest aega Jumala juures ja ma sain ka niimoodi ristitud, et keegi ei pannud mulle käsi peale, ma sain oma kodus püha vaimuga ristitud väga auliselt ja ma palusin seda tegelikult, sest ma olin kuskilt lugenud, et see kuulub mulle. Ja vaadake, lapse usk on hästi lihtne, sellepärast, et ma olin võib-olla mõned kuud kristlane, ma ei mäleta enam täpselt seda, ütleme esimene pool aasta kindlasti. Ma ei oska siin nädalaid või kuupäev öelda ja ma lugesin ühte raamatut, kus ma järsku lugesin, et püha vaim on isik. Et ta ei ole mingi vägi või mingisugune energia, vaid ta on isik, ta on persoona, ta on Jumala enda vaim. Ja Jumal tahab, et kõik usklikud saaksid püha vaimuga ristitud ja saaksid püha vaimu anni. See on nii lihtne. Ja ma ütlesin, aga mina ka olen see usklik. Mina ka usun. Ma olen päästetud, ma olen tema oma. Ja ma palusin, et Jumal palun täida mind oma püha vaimuga, et ma saaksin ka püha vaimu anni. Ja ma sain kohe. Pool minutit läks aega. Võib-olla vähem, 20 sekundit. Ja mul oli kogemuslik see, ma räägin sellest võib-olla hiljem, see oli väga tugev kogemus, aga ma ei ole pärast seda ühtegi korda kahelnud, et Jumal tahaks mind kasutada püha vaimu andides. Sellepärast ma sain aru, et see ei ole mitte minu privileeg, vaid see on see, kuidas tema on asjad seadnud meie kõigi jaoks. See ei ole mingi boonus, kas sa saate aru sellest? See ei ole mingi boonus, mille me saame mingisuguse välja teenitud asjade eest. See kuulub meile selle põhjal, mis Kristus meie jaoks tegi. Ja kui sa saad aru, et mitte selle põhjal, mida sina tegid, et sina palusid hästi, sina palvetasid, sina lugesid hästi, sina, ma ei tea, maksid raha hästi, mida iganes sa tegid hästi, mitte selle pärast sa ei saa, või ainult selle põhjal, mida Kristus juba tegi sinu jaoks. Ja minul oli see lihtne ja ma näen, et mõnedel inimestel on see väga raske. Ja siis ma olen nagu küsinud, et miks see on raske, miks on seda raske vastu võtta, miks on raske hakata liikuma. Ja esimene asi, millele Jumal pani sõrme, ütles meelte uuendamine.
pese välja kõik see taak, isegi kui sa oled 50 aastat kristlane, õnneks meil pole keegi nii vanagi, aga põhimõtteliselt, sest me noorene, me ütleb sõna päev-päevalt, on ju. See, mis ihuga ja passis on, see ei tähenda üldse mitte midagi, eks ole. Me räägime, mis sõna ütleb, me oleme sõna inimesed. Me seisame sõna peal, on ju nii. Mis tähendab seda ja sõna ütleb, et meie sisemine inimene uueneb. Amen, juhuu, ütleks selle kohta, eks ole, nii. No vot, ja ega mina ei ole seda ise välja mõelnud, et mina usun, et Jumala vaim puudutas kõigepealt esimese asjana seda teemat, et inimesed peavad välja lõputama kogu selle maailma taaga ja saama uueks meelte uuendamise kaudu ja see ei käi ainult esimest aastat kristlastele, vaid see võib olla ka väga vanadele kristlastele on kohti, kus nad ei ole lasknud oma meeli uuendada. Ja see on põhjus, miks tegelikult nad ei usugi, et need tal kuuluvad. Saate aru, kui sa meeli ei uuenda, siis saab vaenlane tulla sinu enda vigadega, eksimustega, äpardustega, teiste inimeste ütlemistega sind maha kiskuma. Tal on võimalus, aga kui sa tead tegelikult, kes sa oled Kristuses ja kui sa tead, kes on tema, siis ta ei saa nii lihtsalt tulla sind maha materdama enam. Ta saab sul ikkagi kahju teha, loomulikult, sest sa oled inimene, sa ei ole robot, eks ole, aga ta ei saa tulla enam nii kergesti, sellepärast, et sa ütled, okei, mul on küll valus, ta ütles midagi mu kohta, aga ma seisan sõna peal ja lasen uuendada oma meeli, on nii. Nii et sellepärast lähme edasi, jah, või läheme tagasi või edasi, jah. Vaat ei ole, eks ole, Jumal on ikka siin, on ju, mingid vahet ei ole, nii, aga ma loen igaks juhuks nüüd ette nendele inimestele, kes ei tea seda, mis on pühavaimannid. Mitu inimest siin on, kes ei tea, mis on pühavaimannid? Ma pean selle kirjaga osa ette lugema neile. Üks, teine pani jooksu, kolmas ei julge tõsta kätt, nii, neljas on teises toas. Te uuendate meeli alles praegu, okei. Ja. Ma loen igaks juhuks selle klassikalise kirjakoha ette, aga siis ma loen ka ühe teise kirjakoha ette vaimuandidest ja need, kes ei tea, nendele ma ütlen enne, kui ma selle kirjakoha ette loen, et kui ma räägiksin praegu lihtsalt oma sõnadega ja ei loeks ette piiblit, siis nojah, te olete siin osad juba ammu kristlased olnud, teil on seda raske nii-öelda sellist näidet tuua, aga kui ma loeksin ette teile lihtsalt peast mõned asjad, siis te saaksite aru, et tänapäeva esoteerika maailm just nimelt pakubki abi nendes asjades ja kasutab neid samu võtteid väga aktiivselt raha eest. Ja huvitav, miks ma sellest just räägin, huvitav on see, et enamus inimesi, kes ei ole lugenud piiblit, ei teagi üldse seda, et see originaal on tegelikult piiblis ja originaal lähtub Jumala käest. Et vaenlane matkib järgi seda, mis tegelikult on originaal, nii nagu on kuld, on kassikuld, eks ole, ja nii edasi, aga ma loen selle kirjakoha ja siis te tunnete kindlasti ka ära, kui ma neid kergelt lahti seletan, sest ma tahan veel mõningat muid asju siin lahata seoses selle teemaga. Et te saate aru, et tegelikult vaenlane on ennast esitanud ammu kui vaimumaailma maaletoojana maailmas, ühiskonnas. Et tema käes on see vaimumaailma võti ja tema teab, kuidas asjad käivad ja tema inimesed on vaimsed inimesed ja sellepärast ma arvan, et ongi Jumala vaim väga aktiivselt rõhutamas viimasel ajal just pühavaimuandide teemat ja pühavaimuga ristmise teemat just sellepärast, et need on meie tööriistad, et üles ehitada Jumala kogudus. Me ei saa ilma selleta väga tihti hakkama. Ja kui meie ei astu esile selles asjas, siis ongi pilgud vaenlase peal, kes tegutseb nendes samades asjades. Nii. See on siis 1. Korintlastele 12. Ja ma loen ette 1. kuni 11.
et ma usun, et paljud teavad peast seda kirja kohta, aga igaks juhuks loeme ikka, sest osad ei tea. Mis puutub vaimuannetesse, vennad, ei taha ma teid jätta teadmatusse. Te teate, et alles paganad olles te käisite keeletumate ebajumalate juures nõnda, nagu teid veeti. Sellepärast ma teen teile teatavaks, et ükski, kes räägib Jumala vaimus, ei ütle, neetud on Jeesus. Ja ükski ei või ütelda, Jeesus on issand, kui vaid pühas vaimus. Armuanded on küll mitmesugused, aga vaim on sama. Ja ametid on mitmesugused, aga issand on sama. Ja väeavaldused on mitmesugused, aga sama on Jumal, kes teeb kõike kõikide seas. Aga igaühele antakse vaimu ilmutus ühiseks kasuks. Nii antakse ühele vaimu läbi tarkuse sõna, teisele aga tunnetuse sõna sama vaimu kaudu. Teisele antakse usku samas vaimus, teisele andeid terveks teha samas vaimus, teisele vägevaid tegusid, teisele prohvetlikku kuulutamist, teisele vaimude äratundmist, teisele mõnesuguste keelte kõnelemist, teisele keelte tõlgitsemist, ent kõike seda teeb üks ja sama vaim, jagades igaühele eriti, nagu tema seda tahab. Et minu arusaamise kohaselt ei ole need asjad päris niimoodi, et Jumal annab sulle tarkuse anni ja mulle annab tunnetuse sõna ja temal annab vaimude eristamise. Piibel ütleb selgelt, et vaim on üks. See on seesama püha vaim, kes on sinu sees, kui sa oled saanud püha vaimu anni. Ja Piibel ütleb väga selgelt, meile räägib apostlite tegude alguses, seal 2 peatükki vähemalt järjest, räägib sellest, kuidas siis algkogudus püha vaimu ka ristitud sai, kuidas ta püha vaimu anni sai ja me näeme ka, mis pärast seda muutus nende elus täielikult. Et üks asi oli see, et nad hakkasid liikuma nendes püha vaimu andides, mis ma ette lugesin, aga teine asi oli ka see, et nendel muutus sisemuselt väga olulised asjad. Näiteks tuli julgus Jumala sõna rääkida julgesti, ütleb Piibel. Et kui väga paljud kardavad rääkida Jumala sõna, nad häbenevad võib-olla isegi tunnistada, et nad on kristlased, neil on võib-olla ebamugavustunne öelda kuskile, et ma usun Jumalat. Selle koha peal ma võiks öelda, et see on ka rahvuslikult, rahvustel erinev. Et kui ma olin näiteks USAs ja tahtsin minna ühele suurele krusaadile seal, ma leidnud üles seda kohta. Ja kuna mul ei olnud autot ka, see on imelik, kui see autoga, ilma autota käid USAsse, siis tahetakse kohe abi anda sulle, sest nad arvavad, et sind on röövitud. Et seal nagu jalutata niimoodi lihtsalt mööda tänavaid, eks. Mina jalutasin ja ühesõnaga läksin, otsisin siis ühest hotellist retseptsioonis, küsisin, et kas teie teate, kus on selline kogudus, et kuskil seal oli ärkamine enne ja nüüd on ärkamine möödas küll, aga koosolekud ikka toimuvad ja äkki tuleb uus ärkamine ja et ma tahaks sinna minna. Ja ta ütles, jaa, ma tean, ta ei olnud üldse kristlane. Ta ütles, oi, ma pole ise seal käinud, aga ma tean, et oli ärkamine. Ma korra mõtlesin, et läheks ka, aga ma mõtlesin, et ma olen järgmise ärkamise aeg. Ja ta oli niivõrd positiivne, et mina vaatasin eestlasena tal otsa, mõtlesin, kas täiesti sekulaarne inimene, täiesti nii-öelda, ta pole kunagi Jumalaga käinud. Ta oli nii positiivne. Ma tean, kus see on, ma kirjutasin isegi aadressi üles ja minge ja kindlasti saate ja olge ja väga tore ja see oli hästi positiivne suhtumine. Ja ma ütlesin, jaa, et ma olen kristlane ja juba ammu ja ammu igatsesin tulla sellele koosolekule, aga siis polnud võimalust ja nüüd on võimalus ja tahaks tulla ja siis ma läksin ära, mõtlesin, et kas ma nägin unes seda. Sellepärast, et kui sa ütled näiteks Eestis tihtipeale võõral inimesele, hakkad rääkima, nii kaua, kui sa ei räägi Jumalast, kui sa ütled, räägid võib-olla budismist või hinduismist või ükskõik millest sa räägid seltskonnas, kõik on suga kaasas kohe. Ja, see on väga tore, vaat see on väga huvitav, vaat lase edasi ja vaata ma olen ise ka mõelnud. Aga nii kui sa ütled, et sa oled kristlane, okei. Jutu lõpp, hakkame rääkima päevauudistest, kõik. Rohkem ei räägi seal teema, sest äkki hakkab külge. Selles mõttes, et see nagu tekitab kohe mingisuguse nähtamatu barjääri või tõrke või eelarvamuse. Mitte kõigil 100%, aga ma räägin ikkagi enamus inimestest kahjuks pigem vaatavad, nojah, okei. Ma arvasin, sain kohe aru, et sa oled natuke imelik, aga nüüd tuli välja, miks sa imelik oled ja vaata, kohe tekib natuke selline suhtumine. Et näiteks USAs seda ei ole ja ma ei ole ka, ütleme, paljudes teistes lääneriikides võib-olla sellist suhtumist tulnud, kui võib-olla mõnedes Ida-Euroopa riikides, eks. Aga jüngritel tuli julgus, Jumala sõna julgesti kuulutada, mis tähendas seda,
et kui need samad inimesed olid ennem hirmul ülemises toas juutide pärast, nad kartsid tagakiusu, mitmed olid juba seal tagakiusu alla langenud, Jeesus oli risti löödud, eks ole. Nad kartsid, neil oli hirm, inimlik hirm domineeris, mida ma rääkisin just meelte uuendamisest. See oli üks inimlik hirm, mis hoidis tagasi, mis tekitas kartust nendel, inimlikku kartust. Ja nüüd, kui nad said pühavaimuga ristitud, see äkki läks ära. Neil tekkis üks julgus, aga mitte lihtsalt julgus, neid ei huvitanud enam see, mida teised arvavad, mida teised ütlevad sinu kohta. Neil kadus ära see kramp, et nagu salata Kristust, eks ole. Ja me näeme, et Jumala annid töötasid väga võimsad nende elus. Aga nüüd ütleme nii, et ma lugesin ette siin 9 pühavaimu andi ja ma ei hakka täna kindlasti neid, kui issand annab, räägin edaspidi võib-olla spetsiifilisemalt, aga ütleme, mina isegi ei soovitaks iseenda sees neid väga lahterdama hakata, et ahah, see nüüd oli tunnetuse sõna või see nüüd oli tarkuse sõna, vaid me peame aru saama, et pühavaimu and tuleb pühavaimu ristimise kaudu sinu sisse. Ja tegelikult teoreetiliselt on sul kõik need annid. See on see, kuidas mina aru saan sellest asjast. Et sellepärast me ei pea nagu nii võib-olla pähe õppima, et mis ja kus see on huvitav teada muidugi, kuidas Vanas Testamendis samamoodi need samad asjad avaldusid, eks ole, mitte ainult Uues Testamendis, aga seal oli see valikuline. Seal see, ütleme, kaasnes võidmisega, mille Jumal oli inimese peale pannud, et siis teatud annid hakkasid avalduma, eks ole, Vanas Testamendis. Uues Testamendis on see mõeldud kõikidele, kes on võtnud vastu Kristuse, lasknud ennast ristida ja saanud pühavaimu anni. See on mõeldud kõikidele, eks ole. See ei ole valikuline, saate aru sellest vahest. Et Vana Testamendi aeg see oli valikuline, keda Jumal valis välja, võidis, prohvetid, preesid, kuningad enamjaolt. Mõnede eranditega, aga Uue Testamendi aeg mina ikkagi näen, et need on kõik minu sees ja Jumala vaim kasutab neid, kuidas tema soovib. See tähendab seda, et kuidas tema vajalikuks peab ja kuidas on ka sinu kutsumine. See kindlasti käib, et teatud kutsumisega võib-olla võimenduvad rohkem mingid annid ja teatud kutsumisega mingid teised annid, eks ole. Aga nad on sinu sees. Ja mida ma näiteks enda kohta võin öelda, on võib-olla mõned asjad, mis on tihedamini olnud ja on asjad, mida võib-olla ei ole nii tihedasti olnud. Aga neid on olnud. Neid on olnud. Näiteks ma ei ole väga palju liikunud keelte tõlgitsemise annis. Väga palju, aga olen. Mul on olnud nii, et inimene palvetab keeltes ja ma hakkan samaaegselt videot nägema vaimu maailmas. Mul jookseb see tekst jookseb nii-öelda. Mitte tekst, aga ma näen nagu pildis, mida tegelikult inimene palvetab. Ma näen pildis, mul tuleb nagu tõlgendus selle asja kohta. Aga seda ei ole olnud tihti. Seda on olnud mõni kord, eks ole. Ja samamoodi ma arvan, et kui me hakkame rääkima nagu spetsiifilisemalt, kuidas neid enda sees ära tunda, siis enne seda ikkagi ma toonitan veel kord, kui sa tunned, et sa oled palju palvetanud selle pärast ja see ei ole hakanud toimima, siis see meelte uuendamine, see pese välja igasugused uskmatuse aganad enda seest, sest vaata, kui on seemne külvamise aeg, kui sa külvad ka ususeemne või palveseemne või midagi sa seemne külvad mulda, siis vaata, kuidas põllumees kannatlikult ootab ja kastab seda. Ta teab, et see kohe ei tulegi esile, seal on vaja natukene aega, eks ole, aga ta ootab, et see tuleb esile üks päev, on nii? Aga mõtle, kui ta hakkaks sonkima iga päev, kui ta läheb sinna peenra juurde, ütleb, jälle ei tule midagi, lööb jalaga selle mulla sassi, eks ole, siis trambib kinni, on vihane, mitte midagi ei toimu. Üks päev teeb ühte, siis jälle kahetseb, siis kastab jälle, mis sest peenrast niimoodi järgi jääb? Aga meie teeme tihti niimoodi oma usuga. Kui meie ei näe kohe palve vastused, kui me ei näe, siis me hakkame jonnima, siis me ütleme kibeduse sõnu, siis me ütleme midagi veel välja oma suu onni. Me läheme nagu närvi, eks ole. Aga me peame aru saama, et kui seeme on pandud mulda, siis see võtabki aega, et kasvada. Ja samamoodi, kui sina oled võtnud vastu püha vaimu anni,
siis sina pead mitte andma talle aega, see võib hakata kohe tööle, aga sina pead vaatama kogu aeg selles suunas, mida Jumala sõna ütleb. Sest kui sa vaatad teises suunas, vaatad olukorra peale, oma eksimuste peale, nagu me ennem kõik loodsid edasi, siis lihtsalt see ei toimi. Sellepärast, et sa ei saa korraga vaadata kahes suunas. Sa ei saa vaadata nähtava maailma peale. Sa ei saa vaadata nähtamatu maailma peale. Sa ei saa. Sest üks nendest domineerib sinu elus. Seal ei ole nagu sellist tasakaalu, et oleme nüüd poliitiliselt korrektne. Võtame siit natuke, võtame sealt natukene. See ei toimi. Kas sa otsustad minna Jumala seaduste järgi, ususeaduste kaudu, siis käi selles. Ära palu ja et Jumala vaim sind kasutaks ja järgmine päev sa ütled, et ta nagunii mind kunagi ei kasuta. Ära räägi enam sellist juttu. Kui sa oled otsustanud võtta selle vastu, mida Jumal on sulle tõotanud, siis ära räägi selle vastu järgmine hommik. Sa jäta meelde see songerdamise jutte, eks ole. Mina olen väga palju lapsena, mulle meeldis teha peenreid. Nüüd nii palju ei meeldi, selge paigeks, aga ma panin need seemned sinna mulda ja küll oli huvitav, kui üks päev esimene see roheline vaikselt hakkas tulema. See oli nii ilus vaadata, kuidas hakkas vilja kandma lõpuks see. Aga see võttis aega, eks ole. Seda pidi seal võib-olla umbrohtu eemaldav nii edasi. See on piltlikult täpselt samamoodi meie südamega. Me peame andma aega. Ja nüüd minu elus konkreetselt, mis ma võin endal näiteid tuua, enne kui ma üldse teadsin, et vaimu annid, ma teadsin, et püha vaim on ja ma sain püha vaimu ristitud, siis püha vaimu annid hakkasid minu kohe tööle. Aga ma sain ka aru, et Jumal natuke võib-olla treenis ja õpetas mind alguses, et nüüd see teine asi, mille ma tahan nagu rõhuasetuse panna pärast meelte uuendamist, on siis see, et see on ka muidugi selle alapunkt, et teine viga, mida tihti tehakse, on see, et sul on tunnetus õige, aga tõlgendus on vale. Ja tunnetus on see, mida Jumal annab tegelikult, aga tõlgendad sa ikkagi oma mõttemaailmaga veel, mis ei ole läbi pestud. Me rääksime meelte uuendamisest, et me tuleme nagu Jumala juurde, meil on tohutu pagas kaasas, oma arvamused, kõik alates lapsepõlvest ja lasteaiast, mida me oleme kõik õppinud, eks ole. Ma olen teile rääkinud, kuidas minu õpetus oli väga tarvini, õpetuse keskne. Et minu vanaisa luges saksakeelseid raamatuid Darwini teooriast ja ma ei tea, kas ta seda uskus või mitte, ma ei küsinud seda kunagi tema käest, kas ta ise ka seda uskus, aga tal olid väga põnevad raamatud ja see oli hästi huvitav vaadata, kuidas inimesed uskusidki seda, et see monster seal õpikutes läks ilusamaks kogu aeg ja üks päev saba tuli ära tagant ja siis ta ajas juba sirgu ja siis juba laup ei olnud enam selline, kõik läks nagu ilusamaks, vaata piltide järgi, kuidas see ahvist inimene sai, eks ole. Ja see oli see õpetus, milles mina kasvasin. Jah, lapsest saadik. See oli minu pagas. See on üks väike näide lihtsalt. See on minu pagas, kuidas mina kasvasin. Mind õpetati, et inimene arenes ahvist. Võib-olla mõni arenes, ma ei tea. Aga ma sain hiljem aru, et mina ei arenenud. Et mina olen Jumala looming. Ma sain sellest aru hinna. Aga seda uskusid ja uskusid paljud inimesed, eks ole. Võib-olla isegi praegu õpetatakse seda kuskil, ma ei tea, koolis näiteks. Aga jah, no neil ei ole muud õpetada, eks ju. Aga ma tahtsin seda öelda, et meil kõigil on oma pagas ja see oli näiteks üks osa minu pagasist, mis ei suutnud minul absoluutselt vastu võtta mitte midagi Jumalast. Absoluutselt mitte midagi Jumalast. Ma ei tahtnud isegi kuulda, sest see tundus minu jaoks muinasjutt lihtsalt. Et kuidas üldse võimalik on kuskil mingi Jumal näiteks. See on nagu muinasjutt lihtsalt. Aga mingid konkreetsed asjad, see on nagu teine asi. Nii et ka selleks, et me saaksime vaimuandis liikuma hakata, me peame ka mõistma, et Jumal ei lase sul selles edasi kasvada nii kaua, kui sa ei rahune maha ja ei proovi ise tõlgitseda. Hästi paljud inimesed proovivad ise tõlgitseda seda. Ja sellega tehakse viga ja mis kõige hullem, inimesed pettuvad. Inimesed pettuvad ja eriti need, kellele öeldakse ja see asi ei sünni. Siis tekib meeletu pettumus, eks ju. Et ma olen alati toonud terviseks. Ma olen alati toonud nagu sellise huvitav, kui kõik on siin, siis kes avastas teises kohas, eks ju. See on ka hea küsimus, aga okei. See pole praegu nii oluline. Et kadunud poja loosa, kui kadunud poeg jõudis sigade juurde ja parandas meelt, siis tema teadis vähemalt kuhu tagasi minna.
sa tead, et kuskil on isa kodu, on ju, kas või sulaseks. Ma lähen sinna tagasi, sest seal oli hea olla, on ju. Aga kui sa pettud Jumalas, sul ei ole kuhugi minna. See on kõige hullem asi üldse, mis saab juhtuda inimesega, kui ta pettub isas, kui ta pettub selles, kes on talle elu andnud. Ja uskuge mind, vaenlane on meister töötama selles suunas. Et kui sa ka oled tulnud, aga sa ei tea hästi sõna, siis ta üritab sind erinevate asjade kaudu panna pettuma, kibestuma ja üks ongi just nimelt, kui pühavaimu ande tõlgendatakse omavoliliselt. Ehk siis eriti, kõike sa ei saa tõlgendada, näiteks tervendusandi, aga ma mõtlen konkreetselt tarkussõna, tunnetusesõna, vaimude eristamine, prohveti kõne. Need 4 on väga lihtne, on ise tõlgendada. Ja ma toon uuesti näite, mida ma olen siin mitu korda rääkinud, aga see oli kõige esimene. Sellepärast ma räägin seda, neid tuli hästi palju veel pärast. Aga kõige esimene kord oli see, kui ma nägin seda piiblit, selle purjus mehe kohal, mäletate seda lugu, eks ole? Ma olin paar kuud, ma olen olnud päästetud ja üks vana töökaaslane kutsus meid ühte baari päeva ajal. Mahla jooma, lihtsalt mahla jooma. Mina olin ise ka, olin selle süsteemi töötaja olnud, restoranis baaris töötanud kogu aeg enne ja see oli minust tavaline, et me läheme baari, teeme väikse mahla või midagi, eks ju. Ja läksime mahla jooma ja see baarman, kel või seal umbes 2 päeval, oli purjusa, tuikus leti taga, valas kohvi seal ja mis ka valada ja ta oli täiesti maani täis. Ja mina kristlasena mõistsin hukka teda, sest kui inimene saab äkki väga pühaks, siis ta tunneb, et kõik teised räpased. See muide, see on laste haigus, see läheb üle üsna kiiresti. Kui sa pärast peeglisse vaatad ja saad aru, et sa oled sama sugune olnud, eks ju, siis see läheb üle, aga beebidel on tihti see, et mina enam ei suitseta. Fui, kuidas sina veel suitsetad? Ma ei tea, võib-olla ei ole kohanud inimesi, mina olen igal juhul ise ennast vaadates näiteks, eks ole. Et tihtipeale tekib see, et kuidas sina ikka veel seda teed. Unustab ära, et ta ise tegi eelmine nädal sama asja alles, eks ole. Et see on nagu selline natuke kasvuraskus. Ja võt mul oli see, et juua täis peaga, mina ei ole juua täis peaga paari taga töötanud, aga ütleme nii, et ebamugav oli see ikkagi, kuna tegu oli ikkagi kolleegiga. Ja siis tekkis kohe selline, et kuidas inimene tuleb nii purjus peaga tööle, eks ju. Mina nii korralik joon mahla siin päeval lihtsalt. Tema nagu juues peaga töötab, eks. Nii, ja järsku näen nägemuse. Täiesti suur piibel. Tema pea kohal on nagu piibel, avatud nägemustest. Näen piiblit ja nüüd tuli see minu esimene ja väga raske õppetund, kus mina ei oodanud Jumala ees, mis on tõlgendus selles asjas. Vaid ma tõlgendasin ise seda, lähtudes sellest, et äkki ma ei tohtinudki baari tulla mahla jooma, mine koju ruttu loe piiblit. Ja ma panin minema sealt, läksin koju piiblit lugema, et see oli nagu minu arust nagu Jumala selline, et mine koju loe piiblit, eks ole, et mis sa siin nii-öelda tead, baaris siin vanade töökaaslased juttu räägid. Läksin koju, tundsin, et piiblit lugemine nagu ei istu, palve ei istu, kuidagi nii kuivaks läks, Jumal ligil üldse ei olnud. Tükk aega mõtlesin, mis asi see on. Ja pärast sain teada, et see inimene poos üles ennast paari nädala jooksul pärast seda, kui ma seda piiblit nägin. Ja ta oli purjus sellepärast, et ta sees oli nii suur valu ja meeleheide, et ta ei suutnud lihtsalt olla. Et ta oli ehitanud maja omale naisele ja 2 lapsele ja nii kaua, kui ta ehitas, siis naine jättis ta maha, läks minema ja mees murdus nii tohutult, et ta tegi enesetapu. Sellepärast, et ta ei suutnud elada selle naise ja peret ja nii edasi. Ja mina siis noore kristlasena mõistsin tegelikult kohut tema üleks, arvates, et mina pean minema koju ja kritiseerisin samaaegselt, et ta purjus peaga on, aga tegelikult see tähendas seda, et see oli tõenäoliselt tema viimane võimalus evangeeliumi kuulata ja Jumalaga asjad korda saada ja mitte valida nii-öelda see vabasurm, eks ole, nagu tänapäeval on moes öelda. Ja oleks võinud ellu jääda. Ma ei süüdista ennast, saate aru. See on see, mida hiljem Jumal mulle näitas selle asja kohta. Väga kerge oleks hakata nüüd ennast süüdistama, ma ei tee seda, eks ju, aga ma lihtsalt räägin, kuidas me võime tihti näha õigeid asju, aga oma mõttemaailmast lähtudes valesti tõlgendada ja sellega teha totaalne vale otsus, kas enda või mõne teise jaoks. Antud hetkel
oli see väga rand mul kuulda. Ja ma parandasin meelt ja palusin Jumalalt väga andeks, et ma ei jäänud kuulama, mida tema ütleb. Ma kohe mõtlesin, ei, see oli juba ilmselt mingi selline religioosne arusaam mul kuskilt tulnud, et see ei tohi mahla juua, minna ruttu koju, eks ju. Et selles mõttes saate aru, et üks ohtlikumaid asju, see pealt näha nii ei tundugi võib-olla, aga kui sul tuleb, ma ütlen, tunnetuse sõna, tarkuse sõna, prohvetlik kõne või vaimude eristamine ja sa tõlgendad seda omavoliliselt, siis sa võid teisele inimesele panna nagu sellise matsu kirja, et enam ei tõuse sealt, sellepärast, et kui tema võtab, et see on Jumala sõna sinule ja see tegelikult ei ole õige ja pärast tuleb vili esile, siis on täiesti nahkas asi. See on nagu mõrv, eks ole. Ja sellepärast ma võib-olla olen kuulnud väga palju selliseid vaimuandide teemal, et mis on see ja kuidas see väljendub kuskil kirjakohtades, aga tegelikult see alusbaasa on palju tõsisem kõigepealt paika panna, kui sa hakkad liikuma nendes andides, eks ole, et sa uuendad oma meeled, tegeled pidevalt selle protsessiga ja teine asi, et sa ei tõlgenda ise neid, mis tunnetused sul tulevad ja et sa ei võta ka vastu, kui sa tunned, et tegelikult, see on juba natuke tõsisem teema, aga et sa ei võta ka vastu, kui su sees tekib mingi häirekoha. Et kui sa pidevalt nii-öelda lased endale rääkida asju, aga sa tunned, et su sees tekib häire kogu aeg, siis ühel hetkel ka su süda võib paaduda. Nii et see on nagu mõlema suunaline. Et sa ei tohiks nagu kõike vastu võtta, mis sulle räägitakse. Vaadake, me oleme rääkinud enne ja ütlen uuesti, kes nüüd, kui ma räägin näiteks tunnetuse sõnast, Apostlite 16, kus lause vaimuga tüdruk ütleb, eks ole, Paulusele, et te olete kõige kõrgema Jumala sulased, kes kuulutavad meile õiguse teed. Mulle meeldib seda näidet tuua, sest see on väga ehtne näide sellest, punkt 1, kuidas üleloomulik tunnetus ei tule mitte kunagi inimeses lihtsalt või et nagu maailma inimesed arvavad, ma käisin tegemas isegi ühte loengut see suvi teemal, kas on olemas üleloomulikke võimeid. Seda nagu telliti tegema, aga vanasti ma rääkisin väga palju, õpetasin nendest asjadest, et inimestel on jäänud mulje, et mõnel on lihtsalt võimed. Ta on võime nagu tunnetada, näha asju, aga selles lause vaimuga tüdruku loos me näeme täpselt, et tal oli see tarkus, aga see ei olnud Jumala vaimutarkus, see ei olnud Jumala vaimu and, mis tema elus töötas. Ja me näeme seda, et see andis talle täpselt õige informatsiooni ja see informatsioon oli positiivne. Ehk siis ühendus vaimu maailmaga, kus me seda teame, sellepärast, et Paulus ajas välja selle vaimu tema seest ja siis oli isandate kasulootus lõppenud, sest tüdruk ei teadnud mitte midagi enam. Tüdruku üleloomulik tarkus ja tunnetus kadus, kui kuri vaim oli välja aetud tema seest. Mis tähendab seda, et kuri vaim andis samamoodi teada õigeid asju, aga see ei olnud Jumala püha vaim ja Paulus tundis ära selle Anni kaudu, mis vaimus tüdruk liigub ja tundis, et tüdruku kaudu räägib kuri vaim, lause vaim on seal öeldud ja ajas selle välja. See on minu arust vapustavalt hea näide ja hea kirja kohta, kui me räägime tunnetuse sõnast. Tunnetuse sõna on siis, ma ei hakkagi teistest andidest enam täna räägima, ei jõua lihtsalt, aga tunnetuse sõna on oleviku ja mineviku kohta siis ja tarkuse sõna on siis tuleviku kohta, eks ju. Et tunnetuse sõna on siis selline, et ma kohe seletan sulle nagu lahti, kuidas mina sellest aru saan, aga ma loen ennem selle kirja kohe ette teile, kui ma sellest juba nii palju rääkisin, et te laseksite nagu enda sisse läbi Apostlite teod 16. Nii, ja siin siis me loeme, Paulus siis räägib, aga sündis, kui me läksime palvusele, et meile tuli vastu tüdruk, kellel oli lausu ja vaima. See tõi oma isandaile palju kasu lausumisega. Tema tuli Paulusele ja meile järele kisendades ning ütles, need inimesed on kõige kõrgema Jumala sulased, kes teile kuulutavad õndsuse teed. Ja seda ta tegi mitu päeva, aga Paulusel oli selle pärast meel haige ja ta pöördus ümber ning ütles vaimule, ma käsin sind Jeesuse Kristuse nimel välja minna tema seest ja vaim
läks välja samal tunnil. Aga kui tüdruku isandad nägid, et nende kasulootus oli lõppenud, võtsid nad Pauluse Siilase kinni, vedasid turule ülemate juurde. Kasulootus lõppes, miks? Sellepärast, et vaim aeti välja ja tüdruk üle loomulikult enam ei osanud ennustada. Aga ta ennustas niivõrd täpselt, et ainult püha vaimu Anni kaudu sai Paulus aru, et see on vale vaim üldse. Ma olen kuulnud väga palju õpetusi, kus öeldakse, et noh, kui vale õpetaja on või vale prohvet või siis ta ikka see vili on kohe nii paha ja vale asi ja valetab ja ühtegi asja ta ei valetanud. Ta ütles täpselt seda, kes Paulus oli. Ta ütles täpselt, kes Paulus oli ja mis kõige hullem, see oli positiivne. See on see, mille kohta meie kõrvad hakkavad kohe loperdama hästi kiiresti. Noh. Mõtle, kui tuleb, eks ole, siia praegu keegi tänava pealt ja ütleb sulle, sa oled kõige kõrgema Jumala sulane, kes kuulutab meile õiguse teed. Kõik ütleb, halleluuja, see on nii tore sõna, kõik me oleme nii õnnistatud, vaata, kus inimene kohe tundis ära, eks ole. Nii, ja küll siin me teame, et me oleme kõik õnnistatud ja nii edasi. Aga kui sa lähed tänava peale ja tuleb võhivõõras inimene sulle vastu, nagu seal, ja ütleb sulle siis, sa oled kõige kõrgema Jumala sulane, kes kuulutab õndsuse teed, siis sa mõtled, vau, vaat see on tõsine tegija. Mina lähen tänava peale, eks ole, siuke tavaline hall hiireke, nagu ma olen, keegi tunne, keegi tea, eks ole, ja siis järsku tuleb mulle mingi prohvet vastu, ütleb, oled kõige kõrgem Jumala sulane, halleluuja. Ma ei palu, et keegi käed ostaks, aga kui palju need inimesi on, kes paneks kulbiga pähe sellise inimese kohe, ütleks, sa oled vale prohvet. Kui ta ütleb sulle nii ilus asja. Mida väga kuulda tahaksid tegelikult. Ma veel kord toonitan, see oli vale vaim, kes ütles õiget asja ja positiivset asja. Ja ometi ta oli vale vaim ja vaimude eristamise Anni kaudu tundis Paulus ära, tunnetuse sõna kaudu, mitu asja koos töötas, ta tundis ära, et see oli vale vaim, kes talle seda ütles ja ta ajas selle vaimu välja ja selle tüdruku kasulootus lõppes. Vaadake, kui oluline on, kui sa lähed teenistusse, et Jumala vaimuannid saavad vabalt töötada sinu kaudu ja samaaegselt sa kogu aeg oled tundlikult meelestatud selles suhtes, et ka vale prohvetid ja vale vaimud võivad sulle öelda mingit asja, mis on tõsi ja võivad meelitada sind, et ühel hetkel, see käib tavaliselt nii, et nad kõigepealt annavad sulle mingi tõesasja ja siis, kui sa oled selle õnge läinud, alati on ju küsimus usalduse tekitamises, siis järgmise asjana nad ütlevad juba midagi, mis ei ole tõsi, millele sa paned võib-olla mingid lootused, võib-olla sa hakkad mingi suuna võtad oma elus. Ja siis läheb edasi ja ühel hetkel sa saad aru, et sa oled omadega täiesti kuskil, kus enam asjad üldse ei toimiks. Nii et see on väga tähtis teada, et piibel hoiatab meid vale prohvetite eest, untide eest lambanahas, kes liiguvad ringi ja kui püha vaimu andides sa ei liigu teenistuses, sa ei tee vahet. Sa ei tee vaheta. Sa võid lasta ära eksitada ennast täielikult. Sellepärast, et need on meeldivad asjad võib-olla, mida öeldakse. Ja nüüd üks asi veel, mis ei ole ka nüüd otseselt selle tunnetusega seotud ainult, vaid üldse kogu vaimukandidega. Et üks lõks on veel, mida peab tihti nagu mõtlema, et püha vaimuannid on mõeldud koguse üles ehitamiseks, aga mitte sinu elu juhtimiseks. Et väga tihti inimesed ka libastuvad sellega, et nad lähevad, võtavad järjekorda ja ootavad, keegi ütleks neile sõna. Et kui sa lähed selles ootuses, et ta tuleb ja teenib sind, siis on see asi õige. Aga kui sa lähed ootad konkreetselt, et nüüd ma pean saama sõna selle inimese käest, siis see ei ole alati õige ootus, eks ole. Sellepärast, et miks? Me oleme seda õppinud. Miks ei ole õige? Sellepärast, et uue lepingu ajal ei õpeta keegi meid tunne issandat. Enam, on ju. See tähendab seda, et meie kõigi sees on issanda tundmise vaim ja meie peame küsitlema oma Jumala käest asju. See on see esimene prioriteet, mille peame sellega saama, et me küsime Jumala käest asju esmalt.
Ja kui keegi tuleb sõnumiga meie juurde, loomulikult me katsume selle läbi ja see on väga tore, kui keegi saab sõnumid. Ma olen ise väga palju sõnumeid saanud inimeste kohta, aga ma olen tundnud ka Jumala pahameelt selles asjas. Ükskord ühes koguduses. Ma esimest korda läksin sinna aastaid tagasi. Sai väga palju rahvast. Ma sellel ajal tegin ka raadiosaateid, inimesed kuulasid paljud minu saateid ja läksin seda teenima. Ja jutlustasin ära ja siis ma järsku kogesin, et tegelikult nad ootavad juba, et ma ära lõpetaks selle jutlustamise, sest nad tahavad juba sõna saada. Ja nad ootavad, millal nad saavad järjekorda võtta, et siis meil ikka palvetama ja siis tal tuleb sõna. Et kui ma käisin niimoodi võõrases kogudustes, siis see oli nagu ülitavaline, et see sõna tuli kogu aeg. Sest mida võõram inimene, seda parem see sõna tuleb, eks ju. Sa ei tea infot lihtsalt, selles mõttes see on hästi lihtne siis, kui sa infot ei tea üldse inimese kohta. Sellepärast ma tihti ei küsigi, mille pärast palvetada. Ma tahan, et Jumal ise räägib mulle, mille pärast on palvetada vaja. Aga seal koguduses ma tundsin, et on selline ootus, et nüüd Merike hakkab kõigile profeteerima, Merikesel tuleb kõigile sõna ja Jumala vaim ütles mulle, ma ei luba sul palvetada. Sellepärast, et nad vaatavad sinu peale. Ja võt selleks on vaja ka alandlikku meelt, et seda üldse kuulda. Sest tegelikult on ju nii meeldiv lihale, kui kõik ootavad, et sa midagi aitad neid. See on lihale hästi meeldiv. Aga kui sa oled alandlik südamelt ja sa pead kogu aeg käima alanduses, sellepärast, et sa ei saa muidu. Sa oled uhkeks, kurat tuleb, hakkab kiusama sind uhkusega võib-olla, hakkad au endale võtma, lähed liiga enesekindlaks. See on väga suur lõks, eks ole. Ja siis Jumal vaim ütles, sina täna ei palveta. Ja pastor oli esimesena juba ritta võtnud, et palvele tulla, eks ole. Naiste rahvas oli koos pastor seal. Ta oli esimesena juba ritta võtnud. Ja siis ma ütlesin, et Jumala vaim ütles, et täna palvetab teie pastor. Pastor pole kunagi kuulus oma kogudus, on ju, sest kõik teavad, milline ta on ju. Ja täna palvetab teie koos pastor hoopis. Ja sina mängid klaverit. Mina siis. Ma ütlesin, et siuke asi mulle täitsa istub. Ja mina läksin mängisin klaverit, natuke vaikselt klimberdasin seal halleluuja, eks ole, ja pastor, mina ei oska palvetada, mina ei taha palvetada, ma kutsusin sinu selleks Tallinnast siia, et sa palvetaksid. Mõtlesin, aga keda ma nüüd kuulan siis? Kas me oleme inimestele meelepärased või Jumalale meelepärased? Kui Jumal ütles, et sina täna ei palveta, siis ma ei saa ju minna, kuigi kõik ootavad. Tõenäoliselt enam kunagi siia ei kutsu mind, eks ju. Aga mis siis? Mis siis, et ei kutsu? Kas ma lähen selle pärast, et keegi mind kutsuks või ma lähen selle pärast, et Jumal kutsub mind? Kumba ma siis teen? Ja pastor hakkas niimoodi, naiste rahvas, kui see oli naljakas. Ei, mina kutsun sinu. Ma ütlesin, aga Jumal ütles. Ja tead, esimene, kelle eest ta palvetama hakkas, nad kukkusid mõlemad pühas vaimus pikali. Nad said nii vaimu täis, see pastor oli nii vaimu täis, et kas ta üldse kunagi oli. Ilma, et keegi talle käed oleks peale pannud. Keegi puudutanudki teda. Nii kui ta hakkas teenima selles, et Jumal ütles, tuli tema peal selline võisa mantel, et kõik olid lookas pikali, profeteeris, sa nutsid kaelakotti, ma vaatasin vaikselt, lüüdsin oma kotti, läksin minema üldse. Sellepärast, et alguses, jah, aga mis ma seal vahin? Natukele mängisin seal veel vaikselt, saatsin, eks ole, aga vaatasin, et nad üldse ei pane tähelegi, et mind seal pole ja ma läksin minema üldse. Ja mul tohutud hea meel, naermas ka natukene. See natuke naljakas ka päriselt, aga see näitab, kui ebakindlalt me oleme, kuidas me üldse ei usalda Jumalat, eks ole. Ja kuidas me nii tahame minna nende nimede järgi, nende tiitlite järgi, nende kuulsuste järgi. Aga Jumal on täna siin ja praegu, oled sa nõus? Ta on praegu siin, meie keskel, ta on sinu sees. Ja ta tahab absoluutselt igat inimest kasutada täpselt nii, nagu tema on sind loonud. Kujutad ette, kui käsi tahab järsku peaks hakata, õudne. Keegi jääb ringi, käsi on pea asemel, eks ole. No, see tundub absurdne, aga meie Kristuse jõus tahame tihti peal niimoodi teha. Me tahame midagi võtta või midagi hoopis jätta, aga leia see, kes sa tegelikult oled. Ei ole olemas inimest, kellel ei ole kohta. Ja ei ole inimest, kelle kaudu püha vaimu annid ei taha töötama hakata. Ma lõpetan tunnetuse sõnaga ja järgmine kord ma jätkan, tuleb iga pikaks, aga ütleme niimoodi, et kui need asjad on paika pandud, et sa loobud, teate, miks nad ise tõlgendavad tihti peale? Mitte ega pahatahtlikult ei taha keegi tõlgendada. See on tegelikult uhkus. See on uhkus ja uhkus on ka see,
kui sul ei tule sõna ja sa ikka räägid. Tähendab, saad aru, see on ka uhkus. Kui sul tegelikult sõna ei ole, aga kuidas ma ei räägi siis? Kuidas ma tulen ja ütlen, mul polegi sõna. Lähen koju, hakkame sööma. Mis asja me siin räägime? Pole sõnaks. Nii, kui sul sõna ei tule või kui sa palvetad ja sul sõna ei tule, näiteks, hea küll, praegu meil on nagu selline osadus siin. Aga on aeg olnud, kus meil oli saalis 1000 inimest, kus ma kõnelesin vähemalt 2 korda kuus 1000 inimese ees. Ja see on päris palju rahvast, on 1000 inimest Eesti mõistes. Umbes, ma räägin umbes 1000 inimest, eks ole. Ja kui seal moodustab äkki su ette pikk palvejärjekord ja sa tunned, et kõik ootavad, et sa midagi profeteerid neile või sul tuleb mingi tunnetusväsi, eks ole, siis see on see uhkus, kus sa siis jääd sinna, aga tegelikult sa tunned, et see ei ole praegu see, kuidas Jumal sind tahab kasutada. Sest sul on piinlik öelda inimestele, mul täna ei tööta need asjad või Jumal juhib mind täna teistmoodi. See on piinlik öelda ja see on uhkus, mille me peame alla panema. Me peab olema julgus ka öelda seda, täna ei ole minu kord. Täna ei ole mina see, kes teenib. Mul ei ole täna sõna. Ma ei räägi täna. Täna räägib, see inimene hakkab rääkima, eks ole. Nii, näiteks. No see näide, halloo, rahu. Ja selles mõttes, et kas sa saate aru, kui keeruline on inimese süda? Me tahame väga, et meil töötaksid annid ja me käiksime ja profeteeriksime ja ärataksime surnud üles ja nii edasi. Jumal ka tahab seda, sest ta ise ütles, et tehke seda. On nii? Kas usud, et Jumal tahab seda? Ja, aga mõned asjad sinu südame küljes peavad ennem ära kukkuma. Kui sa saad hakata rohkem, sest muidu sa võid ise lõksu langeda. Kui sa ise tõlgendad, kui sa ise ei katsu läbi, kui sa ei pane maha oma uhkust, ei palveta selle pärast, et sul oleks julgus öelda, täna ei ole minu kord, täna minu sõna ei tule. Ma mäletan, kuidas John Bevere rääkis Uppsalas veel konverentsil, kus ma olin, siis ta ei olnud Eestis veel ühtegi raamatut välja andnud. Tähendab, eesti keelt ei olnud tõlgitud tema raamatut siis. Ja ta oli suhteliselt tundmatu isik eestlaste jaoks siis veel. See oli nii ammu. Aga kuidas ta rääkis ja täitsa pisar tuli silma, see oli nii õudne lugu, kuidas ta oli Ameerikas käinud kuskil suurel kursaadil kõnelemas ja Jumal oli teda võimsalt kasutanud tervendamisandis. Et hästi paljud tervenesid silmapilkselt. Isegi enne, kui ta üldse palvetas, nad said saalis juba hakkasid tervenemised pihta. Hästi suur selline tervendusvõidmine oli ja palvetas ka pärast haigete pärast. Ja siis ta järgmine aasta läks jälle sinna samale konverentsile ja ta tundis samamoodi, et kõigil on ootus, et juhtub nii nagu eile. Et jälle nüüd, kui oli tervenemine, nüüd hakkab samamoodi, sama muster, eks oli, ootame, kõik palvetame, eks ole. Ja tegelikult Jumal oli andnud talle väga tõsise meeleparandussõnum üldsegi. Et see oli nagu täiesti see, mida üldse kõrvad ei sügele kuulame, eks ju. Et meeleparandussõnum ja nii edasi oli tegelikult tal südamesse antud. Aga kuna kõik nüüd juba ootasid ja pastor kaasal ütles, et noh, et John Bevere hakkab palvetama varsti ja nii edasi, siis ta ikkagi hakkas sellest tervendamisest rääkima ja palvetama ka ja tundis täiesti, kuidas Jumala ligiolu lahkus ja võidmine lahkus, aga teised ei saa aru sellest. Vaata, kui sul on piisavalt kuulus nimi, siis see läheb ikka nagu lepase reega edasi, ega mis siis, et Jumal pole enam selleks ju. See on inertsia, on selle asja nimi ja see võib juhtuda tihti peal nii. Ja mõned tajuvad seda, mõned ei taju peal, eks ole. Ja siis, kui ta ära sõitis seal pärast lennukis, siis Jumal vaim rääkis talle, et nagu manitses seda väga tõsiselt, ütles nii, et siin olid mitu pastorit, kes läheb põrgusse. Sellepärast, et nad ei ole meelt parandanud ja ma tahtsin kasutada seda sõnumit nende meeleparanduse toomiseks. Aga sa olid sõnakuulmatu ja sa rääksid sellest, mille järgi inimeste kõrvad sügelesid tegelikult. Nemad tahtsid kuulda seda sõnumit täna. Aga mina andsin sulle teise sõnumi hoopis. Ja võtta, see on ka teinekord põhjuse, miks sa võib-olla paned pealkirja ja hakkad hoopis teisest asjast ajama, sellepärast, et see on prohvetlik jutlustamine tegelikult. Sa tajud vaimus ära, kuhu Jumala vaim tahab seda õhtut juhtida, mida ta tahab täna rääkida. Sa ei hoia kramplikult kinni oma memuaaridest või mingisugusest konspektist, sellepärast, et võidmine läheb ära, kui sa sellest räägid, mida Jumal ei ole sulle andnud. Et võt see on ka üks selline asi, et kui sa hakkad teenima, mida sa kindlasti hakkad tegema, sellepärast, et mina väga usun seda, et inimesed on
alakasutatud pühavaimuandide töös praegu meie kogudustes. See on see, kuidas mina tajun asja, alakasutatud, mitte ülekasutatud. Pigem on ikkagi ühed samad näod ja nimed, keda kuulatakse, aga see, et nüüd kuskilt viimasest reast üks noormees tõuseb püsti ja hakkab palvetama ja Jumala vaim hakkab põhimõtteliselt kasutama, seda juhtub harvemini. Võib-olla tal ongi juba ammu see kutse, aga just nimelt, mis ma rääkisin, meelte uuendamine. Ta vaatab enda peale, oma kogemuste peale, mis iganes peale ja ta tegelikult ei julge tõusta püsti, eks ole, minna. Nii et tunnetuse sõna on see, milles võib-olla mina hakkasin kõigepealt liikuma ja mis on väga tihti inimeste sees ja nüüd ise küsin, ise vastan, kuidas sa seda oma sees ära tunneda. Sa tunned selle ära tavaliselt teadmisena, tunnetuse ja teadmisena, sa tunnetad ära selle ja tunnetad üle loomulikult midagi, mida muidu ei ole, eks ju. Noh, ma olen palju näiteid toonud, on ju. Et näiteks üks oli see vanglalugu, aga ma ei taht praegu sellest rääkida, mul on neid teisi ka olnud. Ma näiteks seisin koguduses ühe inimese kõrval ja ma tunnetasin, et ma tuli tunnetuse teadmine, et ta on lesbi. Aga ta ülistab Jumalat seal ja ta ei ole meelt parandanud. Et seda ma ei teadnud seda mitte kuidagi, see oli suur kogudus ja mul ei olnud võimalust üldse seda inimlikult teada. Aga ma tajusin selle ära, ma teadsin seda ja ma hakkasin ta pärast palvetama, et ta meelt parandaks, et ta tuleks meele parandusele, eks ole. See vanglalugu oli teistsugune lugu, mäletad seda lugu, eks ole, kus oli ka niimoodi, et ma teenisin vanglas ja tuli üks naine, ütles, et ta on 2 aastat juba päästetud olnud, et ta on vanglas päästetud saanud, ta on kristlane, on ju, käib koguduses, vanglates on ka üldjuhul oma kogudused, aga et tal on viimasel ajal tulnud kurjus sisse. Ja meeletu kurjus ründab teda, see äkkvihahood ja selline hästi suur kurjus on tulnud ta sisse, et ta ei saa aru, mis asi see on ju. Ja siis seal teised seal natuke ja mina ka proovisime, et võib-olla kuulad mingit valet muusikat siin ja et vanglavärk, aga siis hakkasime palvetama ja jällegi Jumala vaim ütles, et ta on lesbi. Ja see ei ole mingi muusika või mingi asi, vaid see on konkreetne auk, kus tuleb sisse kurjus ja kus tuleb sisse kuri vaim tegelikult, on ju. Sest ta on kristlane. Ta tegelikult teab, et see on vale, aga ta ikkagi on. Ja on läinud seda teed, tähendab vanglas. Paljud kahjuks libastuvad seal just, eks ole. Ja siis nüüd on nii järgmine etapp, ma varsti lõpetan, ma tean, see on juba ära tüüdanud kõiki, aga ma tahan seda öelda, et mis nüüd järgmine samm on siis, kui sa tunnetad midagi. Kas sa ütled kõvega välja, kuule, sina oled lesbi, nüüd hakka meelt parandama, sa ei ütle niimoodi, eks ju. Et see on järgmine asi, paljud ütlevad välja asju, mis nad ei peaks ütlema välja, eks ole. Et see on nüüd järgmine asi, kus on see pidur, eks ju. Et Jumal ei saa vaata sind nagu tõsiselt kasutada, kui sul ei ole pidureid. Kui sa ütled kõik välja, mis sa arvad, sa ei saa öelda välja, sest see võib inimese ära tappa. Jumala vaim mitte kunagi ei häbista. Jumala vaim mitte kunagi ei solva ja alanda sind ja pisenda sind. On ju? Isegi kui tegu on tõsise patuga, siis see on 4. jutt, kui see on üldse jutt. Ja mina üldse ei rääkinud. Ma üldse ei rääkinud seda. Ma palvetasin, et Jumala vaim praegu näitaks talle endale seda, et see on tema patt. Ja ei läinud, mõni minut läks mööda. Ja see tüdruk äkki ütles, ma tean, milles asi on. Et praegu mul tuli teadmine, miks see rünnak mu elus on. Ja ta tunnistas mulle seal ise üles. Ütles, et jah, et mul on sellised suhted siin tekkinud. Ja praegu mõtlen, et pärast seda hakkaski mul see kurjus tulema. Ma ütlesin, vaata. Et täpselt nii. Jumal ei alanda, ei pisenda, ei lõhu sind mitte kunagi. Ta ei tee katki, ta ei solva sind, eks ole. Ja siis ta paras meelt ja ta sai silmavilgselt vabaks. Ta sai silmavilgselt vabaks. Nii et jällegi, sel hetkel ma nagu ei öelnud, aga on hetki, kus ma olen nagu öelnud mingeid asju, eks ju, välja vaikselt inimesele ja välja mõtet öelda siis, kui tuleb meile parandus. See informatsiooniks ei ole nagu mitte midagi. Jumal ei jaga lihtsalt informatsiooni, eks ole. Nii et ja viimane asi, pühavaimu andi suhtes järgmine kord või ülejärgmine kord, siis kui issand lubab, et siis jätkame, eks ole, on ju, siis ma tahan öelda veel seda, et tema suunab alati lahenduse peale. Ta ei jäta sind selle ikke alla. Ta ütleb midagi ja siis sa jäädki nagu selle ikke alla. Ta alati suunab lahenduse peale.
kas ta suunab Kristuse poole, kas ta suunab lahenduse poole, kas ta näitab meeleparanduse kohta, mida iganes, aga see peab tulema midagi, mis põhjusel seda Jumal üldse näitas. Vaata, sensitiivid ennustavad, panevad selle puuga pähe ja jätavad su sinna auk peas lamama, eks ole. Nemad ütlevad midagi ja mõnikord võib-olla on ka veel, mida nad seal lubavad teha või nii, aga nemad jätavad su sinna. Sest nemad ei liigu Jumala vaimus, eks ole. Nendele saab vaimu maailm on reaalne ja vaimud, kui nad vaimud saavad samamoodi, nagu me just lugesime Piiblis, saavad eksitada ja tunnetust anda, igast asju anda, eks ole. Inimesed ära petta. Et Jumala vaim ei jäta lamama. Et ka selles situatsioonis, kus ma nägin seda nägemust selle mehe kohta Piibliga, tegelikult oli ju see, et ma üldse ei palvetanudki, mis see tõlgendus on. Et Jumala vaim tegelikult tahtis, ma kuulutan talle, ma ei teinud seda lihtsalt. Nii et need reeglid, isegi mitte reeglid, vaid mõned mõtted, mis ma siin täna rääkisin, jagasin, on hästi olulised, mis peaks olema meie nagu alus paika pandud enne, kui me hakkame liikuma. Aga viimane lause tõesti nüüd on see, ja see on hea lause, taotlege, ütleb sõna, taotlege püha vaimu ande. Taotlege, sest need on koguduse ülesehitamiseks. Mitte informatsiooniks, mitte juhtimiseks, vaid koguduse ülesehitamiseks. Ja kui nemad töötasid selles, kui Jeesus töötas selles, kui Vana-testamendi kuningad, preesid, prohvetid töötasid selles, miks me arvame, et meie saame ilma hakkama? Amen.